Mullu suvel võeti Varssavi tippkohtumisel vastu otsus paigutada NATO idatiivale 4 pataljoni suurust lahingugruppi. Nüüd, 8 kuud pärast tippkohtumist maandus esimene suurem, ligi 100 inimesest koosnev Suurbritannia üksus Ämari lennuväljal. We worked previously with the Estonian Defence Force back in Afghanistan. It's good for us to come and return the favour, and hopefully we'll work together, and the British Army is here to help in every way possible. It's fairly new to us, this new working with NATO. Briti üksust võttis Ämaris lisaks liitlasi võõrustava esimese jalaväebrigaadi ülemale kolonel Veiko Vello Palmile ja teistele kõrgetele kaitseväelastele vastu ka kaitseminister Margus Tsahkna. Me ei ole üksi. Me seisame siin koos brittidega, koos prantslastega, koos NATO vägedega oma regioonis nende väärtuste eest, mis on meile tähtsad. See on vabadus, see on demokraatia. Lähinädalatel saabuvad ka kõik ülejäänud üksused ja nende tehnika. Transpordiks kasutatakse nii lennukeid, laevu kui ronge. Praeguse ajakava kohaselt peaks 1000-pealine üksus Eestisse jõudma aprilli esimeseks nädalaks.